eks see harmoonia leidmine, Achintya Pedapeda tattva filosoofias on ka selline huvitav nähtus, et Jumal on kõikjal samal ajal kõigest eemal. Nagu pillihäälestus, et liiga kõva keele nagu paned liiga üle nagu trimmid, eks ju, siis ta võib katki minna, saad vastu nägu, eks ju. Või liiga lõdvaks, siis on see sound, no kitarri häälest näiteks. Et samamoodi on siin maailmas, eks ju, et üks äärmus on see, et me eraldame kõike. Et küsid, mis su nimi on? Mu nimi on see, perekonnanimed on meil erinevad, rahvus on erinev, vanus erinev, vara erinev, parteid erinevad, kogu aeg nagu see eristumine, eks ju. Ja kui see eristumine läheb nagu ühte äärmusesse, siis me ei saa enam koostööd teha, üldse mingit armastust vahetada, sest kogu aeg on need, sead selline, mul on midagi ühist nägemist, eks ju. Ja teine äärmus on see, et me oleme kõik üks, eks ju. Et umbes, et see, mis mina arvan, ütleme egoist, vaatab nii, et mina arvan, siis peaks sina ka arvama. Kui sina nii ei arva, siis sa oled haige inimene või vaenlane või hull. Et ilmselt see, minu õpetaja Prabhupada ütles ka, et maailma teadvustamine hakkab ka nagu alguses nagu päiksevalgus ja päiksesoojus ja päikseplaneet, eks ju, päiksevalgus on nagu impersonaalne, et saad aru, et kõik on üks, et see on nagu väga selline positiivne, et selle peale sa saad ehitada tegelikult armastusliku suhte, saad aru, et kõik on küll erinev, aga me oleme nagu ühest perest. Ma ei tea, kas Martin Luther King vist ütles, ma ei tea, kuidas seda edasi täpsemalt, et me oleme seotud nagu vandenõu, me oleme kõik seotud, me oleme nagu üks, hoolimata sa oled niga või valge või, et see on nagu põhi, et me oleme üks pere, et sa võid olla küll selles maailmas, selles kehas, selle perekonnanimega ja selle teadusega, mina ka, aga see vundament on meil kõik üks, et see on nagu lahutamatu, siis ei saa midagi sinna teha, nagu maafiad, sa võid öelda, on Jumal, ei ole Jumal, sina oled see, aga ikkagi me oleme üks ju kõik selle sama suure emakese looduse samadest elementidest, samade funktsioonide all tegutsevad olendid. Kuidas organism funktsioneerib ja loodusväljast, sõltuma sellest. Et see on nagu huvitav siis see balanssi otsimine, teadmistega on sama asi, et näiteks Achintya, et see nagu põhimõtteliselt Achintya või Jumalat sa nagu lõpuni ei teadvusta, see ei tähenda, et sa ei teadvusta midagi, sa teadvustad kuhugi maani midagi ja siis sealt areneb edasi, et see mitmekesisuse armastus ja Jumala nagu looming on dünaamiline, pidevalt muutuv, eks ju. Et ühtepidi sa ei saa kunagi uhke olla, sa võtad, sa saad mingid esoteerilised teadmised, said milleks minu kogukond või mingid kõvad pühamehed avasid mulle mingid saladusi, see on väga tore, et sa said nagu mingist aspektist midagi nagu jõudis kohale, aga nagu üldpildist on ikkagi nagu lõputu, selles mõttes, et sa saad aru, aga sa saad aru sellest, et sa ei saa lõpuni kunagi teadvustada kõike ja Jumalat. Kuna see on esiteks muutuv, teiseks Jumal on hoolitsenud, et armastusenergia oleks selline, ta jääks nagu salapäraseks, et nii kui sa arvad, et sa oled mäe tipul, nii järgmine hetk leiad ennast orust, eks ju. 2 sellist mõttekest.